Aastaid mõtlesid nende lahendamata juhtumite ohvrid, kas nad saavad kunagi õigust. Aga igas juhtumis jätkasid õiguskaitseorganid vihjete uurimist ja kasutasid uusimat tehnoloogiat, et lõpuks kuriteod lahendada. Elias Abu Elza, mees, keda süüdistatakse sarimõrvariks olemises, kolis koos perega Iisraelist Ameerika Ühendriikidesse, kui ta oli veel laps. Täiskasvanuna töötas ta esmalt Piedmont Behavioral Health Centeris Leesburgis, Virginias, kus ta oli vaimse tervise tehnik. Seejärel kolis ta Michigani, kus ta alustas tööd Kingwater Marketis Beecheris müüjana. Kuid peagi sattus ta seadusega pahuksisse, kui teda süüdistati alkoholi serveerimises inimesele, kellele ta poleks tohtinud seda anda. Just sel ajal, 2010. aastal, rünnati 59-aastast meest terariistaga, kuid keegi ei kahtlustanud kunagi, et Abu Elza oleks selle kuriteoga seotud. Kuid tema arreteerimisel märgiti, et ta eras mitmes piirkonnas, sealhulgas Bradentonis Floridas ja Grand Blancis Michiganis. Ta abiellus Jessica Hirthiga 2004. aastal ja hiljem tunnistas ta, et see abielu oli viga, kuna naine sattus peagi oma abikaasa emotsionaalse väärkohtlemise ohvriks, kuigi mees väitis, et armastab teda. Nad lahutasid 2007. aastal ja varsti pärast seda leidis ta endale uue naise. Sellest abielust pole palju teada, kuid on teada, et 2010. aastal alustas Abu Elzam kuritegude seeriat, mis šokeeris tema perekonda. Ainult endale teadaolevatel põhjustel hakkas ta öösiti üksi Leesburgi tänavatel rindi sõitma, otsides ohvreid, keda rünnata. Tema esimene ohver oli üks paljudest kõhna kehaehitusega meestest, keda hiljem rünnati. Selle aasta mais lähenes neile Abu Elza. Ta teeskles, et on eksinud ja küsis teed, pärast mida tõmbas välja terava noa ja haavas oma ohvrit rinda. Ohver suutis kirjeldada tema sõidukit, rohelist Chevrolet Trailblazerit ning algas jaht ründaja leidmiseks. Järgmise 3 kuu jooksul pidid paljud sarnase kehaehitusega mehed talumas sarnaseid rünnakuid. Arvatakse, et ta ründas 2010. aastal ka üht oma sõpra Ramlas, Iisraelis, kui ta külastas oma kodumaad, kuid sellest juhtumist ei tulnud midagi välja, sest tema sõber otsustas tema vastu mitte süüdistust esitada. 2010. aastal teatas politsei, et nad otsivad sarimõrvarit, kuna nad hakkasid kahtlustama, et sama mees on piirkonnas toimunud mitme terariistaga toime pandud rünnaku eest vastutav. Nende juhtumite uurimiseks loodi töörühm ja selle tulemusena tulid päevavalgele veelgi häirivamad üksikasjad. 9. augustil said uurijad aru, et sama mees oli vastutav 3 meeste vastu toime pandud rünnaku eest, kus relvana kasutati haamrit. Kõik 3 ohvrit suutsid kirjeldada ründajat ja tema sõidukit, mis oli nähtud ka teistel kuriteopaikadel. Järgmisel päeval teatati veel ühest rünnakust terariistaga ning tundus, et Abu Elzam ei kavatsenudki hoogu maha võtta. Ta peatati 5. augustil ja arreteeriti, kui selgus, et tal oli kehtiv vahistamismäärus kallaletungi eest. Ta vabastati kautsjoni vastu ja seejärel üritas ta põgeneda tagasi Iisraeli, mis viis tema teise arreteerimiseni. Ta toodi tagasi Michigani osariiki Flinti, kus teda hoiti üksikvangistuses. Politsei uskus, et tema elu on ohus, kuna ta oli rünnanud nii paljusid inimesi ja kui tema kuritegude üksikasjad oleksid teistele vangidele avalikustatud, oleksid nad tõenäoliselt tema vastu kätte maksnud. Lõpuks tunnistas ta oma kuriteod üles, sealhulgas rünnaku Jamie Lady vastu Leesburgis 2090. aastal, mis maksis Lady'le elu. Abu Elza mõisteti eluks ajaks vangi ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks. Külmade juhtumite lahendamiseks on viimasel ajal vanglates üle maailma tekkinud kummaline viis. Mõnede vanade lahendamata juhtumite vahendused, millega võimud on vaeva näinud, jõudsid mängukaartidele. See idee sai inspiratsiooni isikutuvastusmängukaartidest, mida valitsus kasutas 2003. aastal, et tuvastada Saddam Husseini valitsuse liikmeid, keda võimud taga otsisid. See hõlmaks külmade juhtumitega seotud kuritegude ohvrite nägude ja nimede trükkimist kaartidele. Seda mängu kasutati selleks, et vangide mälu värskendada, mis loodetavasti viiks lahenduste või vihjeteni. Kaardid, millel tavaliselt oleks kuninga, kuninganna või muu ikooni kujutis, asendati ohvrite piltide, lühikirjelduse ja nende nimedega, samuti pakutava preemiaga. Selliseid mängukaarte jagati erinevates osariikides, nagu New York, Idaho, Florida, Colorado ja Lõuna-Carolina. Eesmärk oli, et vangid mängiksid kaarte ning mängu käigus võiksid nad ära tunda ohvrite pilte või infot, mis kaartidel kujutatud oli.
Preemia lisamisega loodeti, et mõned vangid võivad osutuda kasulikuks. Üheks näiteks jagatud kaardipakkidest oli Jokkeri mängukaart, millel oli kirjas, et kõik vihjetelefonile tehtud kõned jäävad konfidentsiaalseks ning allosas oli lisatud telefoninumber. Sellel kaardil oli samuti kirjas, et isikul ei ole vaja oma nime avaldada. Paljud juhtumid on lahendatud külmade juhtumite kaardiprogrammi abil, kuigi riiklikke andmeid selle edu tõestamiseks ei ole piisavalt. Üks selline juhtum leidis aset 2007. aastal, kui Florida vanglasse toodi mäng Go Fish, mis uskumatul kombel viis ühe kinnipeetava vihjeni, mis lahendas külma juhtumi, mis oli uurijaid 3 aastat hämmastanud. 2015. aasta aprillis selgus, et Colorado uurimisbüroo oli saanud üle 60 vihje vangidelt, kes kasutasid külmade juhtumite mängukaarte. Parandusamet ning Connecticuti peaprokuröri büroo tõid vanglasse kaardimängu, kus oli 52 erinevat lahendamata juhtumit ja kadunud isikute juhtumit, mis viis 20 neist juhtumitest lahendamiseni. Kui rääkida Patricia Berry juhtumist, kes oli kadunud naine, siis märgiti, et pärast tema juhtumi kaardimängu kaudu vanglas avalikustamist oli keegi vahistatud. Teine arreteerimine dokumenteeriti Tracy Brazili puhul, kes oli samuti kadunud naine. Susan Shortsi juhtumi lahendasid samuti vangid. Ja lisaks sellele leiti üles veel üks kadunud inimene ning pärast kaartide kasutuselevõttu on tehtud palju rohkem arreteerimisi. Detective Superintendent Danny Doherty ütles, et vangid räägivad omavahel tavaliselt oma kuritegudest. Nende kaardimängude ja preemiate lisandumisega võivad nad meenutada mõnda detaili, mida teine vang neile rääkis ja anda sellest võimudele teada. Doherty oli samuti öelnud, et nad loodavad, et need kaardid toovad uusi vihjeid ning levitavad olulist teavet. See meetod oli Ameerika Ühendriikides väga edukas, aidates lahendada palju lahendamata juhtumeid ning isegi leida kadunud inimesi, kes leiti elusana. Sellist meetodit ei oskaks küll vanglas kohata. Lisaks mainiti, et kaardil kujutatud ohvrite perekonnad olid samuti nende valmistamisse kaasatud. See aitas neil peredel leida rahu ning tõi nii neile kui ka ohvritele õiguse, mida nad väärivad. Kui 49-aastane Ray Joe Clark tapeti 1981. aasta veebruaris, oli see juhtum Washingtoni maakonna šerifi büroo jaoks väga oluline. See oli sellepärast, et Joe oli üks nende endi seast, leitnant, kes oli politseis töötanud 14 aastat. 2016 aastal mõisteti lõpuks süüdi mees, kes oli selle lahendamata juhtumi eest vastutav. Joe oli reeglite järgi tegutsev politseinik, teda peaaegu kõik šerifi büroos hindasid. Kuriteo toimepanemise ajal juhtis Joe kampaaniat juukude vastu, kes müüsid ebaseaduslikke aineid Marietta, Ohio piirkonnas. 7. veebruari 1981 andis Joe kohalikele meediaväljaannetele intervjuu piirkonna korrastamise kampaaniast ning veetis seejärel päeva löögastudes koos oma naise Patriciaga. Sel õhtul vaatas paar korvpallimängu, kui Joe tõusis, et minna suupisteid tooma. Kui ta kööki läks, lasti läbi tagumise akna kuul, mis tabas Joe'd. Ta suri saadud haava tõttu. Politsei alustas kohe süüdlase otsinguid. Arvati, et Joe töö uimastitega seotud kuritegevuse vastu võitlemisel oli muutnud ta sihtmärgiks. Pealegi kõrvaldati sel ööl ka madalama taseme diiler. Politsei küsitles kogukonna liikmeid, kes olid sellistesse kuritegudesse segatud. Nad suutsid leida inimese, kes oli diileri kõrvaldanud, kuid keegi ei teadnud midagi Joe kohta. Enamik ei teadnud isegi, kes ta oli. Kuriteo paigalt leitud tõendid külmasid padrunikesti ja saapajälgi Joe tagahoovis. Tunnistajad teatasid samuti, et nägid Joe maja lähedal kahtlast autot. See oli sinine Ford Pinto, mida nähti väljas tühikäigul seisvad. Kuid keegi polnud juhti korralikult näinud. Hoolimata politseinike intensiivsest pingutusest jäi juhtum lahendamata. 2012 aastal lõi šerifi büroo lahendamata juhtumite üksuse ja Joe juhtumid vaadati uuesti üle. Nad suutsid kindlaks teha kuriteos kasutatud relvatüübi, mis oli standardvarustuses nii politseinikel kui ka sõjaväelastel. Siis tuli oluline vihje, mis lõpuks aitas juhtumi lahendada. Mõni aasta enne kuriteo toimepanemist juhtis Joe uurimist ühe oma töökaaslase suhtes. Abisheriff Mitchell Rubel oli rünnanud sissemurdmises kahtlustatavat, et temalt ülestunnistust välja pressida. Rubel vallandati politseist ja ta oli eriti kibestunud Joe vastu. Rubled oli häiriva kuriteo ööks alibi.
Ta oli olnud koos sõbraga, kelle nimi oli Bob Smithburger. Smithburger kinnitas alguses alibit, kuid pärast puutumatuse saamist tunnistas ta üles, et sõidutas Robley Joe majja ja ootas väljas, kuni Robley võttis Joe elu. Rünnakus kasutatud relv leiti samuti üles. Rubel ei tunnistanud endiselt üles, kuid pärast 2 kohtuprotsessi mõisteti ta süüdi ja ta veetis ülejäänud elu trellide taga. Võiks arvata, et on peaaegu kujuteldamatu, et politsei võiks kuidagi kaotada kurjategija allkirjastatud ülestunnistuse. Kuid just see juhtus 64-aastase David Jonesi juhtumis, kes on nüüdseks surnud. 1983 aastal elas mees nimega Delbert Lou Lusader Duvali maakonnas, millest osa oli tol ajal kuiv maakond, mis tähendas, et seal ei tohtinud keegi alkoholi osta ega müüa. See sundis paljusid inimesi alkoholi saamiseks teistesse maakondadesse sõitma ja Delbert polnud erand. Tema perekond ütles politseile, et ta lahkus oma kodust selle aasta 28. mail ja tal oli plaanis minna Nassau maakonda, täpsemalt Playbilli alkoholipoodi. Oodati, et ta naaseb samal päeval alkoholi kaasa tuues, kuid ta ei teinud seda. Delberti ja tema 70-ndatest pärit Ford Rangeri otsinguid korraldati, kuid temast ei leitud ühtegi jälge enne 5 kuu möödumist. Tema perekonda teavitati, et ta leiti 18. oktoobril surnuna ning tema keha oli mäitud linadesse ja jäädud Crawfordi tee lähedale Callahanis, Floridas. Arvati, et tema ründaja suutis tema sõiduki kusagil Lõuna-Carolinas maha müüa, kuid see on vaid oletus ja autot pole kunagi leitud. Kuriteo motiiv polnud kohe selge ning peagi jäi juhtum soiku, kui rohkem tõendeid ei õnnestunud leida. Kui juhtum uuesti üle vaadati, olid uurijad šokeeritud sellest, mida nad leidsid. Algupärased detektiivi märkmed puudusid toimikust ning leitud märkmed olid nii halvas seisukorras, et need olid peaaegu kasutud. Juhtumit uurima asunud uus detektiiv otsustas teha kõik, mis võimalik ning hakkas lugema kohtuarsti märkmeid, vanu ajaleheartikleid ning ta taotles andmeid nii Duvali maakonnas kui ka Georgias hoitavatest toimikutest. See võttis aega, kuid lõpuks suutis ta kogutud vähese info ja alles jäänud loetavate dokumentide põhjal koostada juhtumi kohta uue toimiku. See protsess kestis peaaegu 2 aastat, kuid lõpuks said uurijad lahendamata juhtumit põhjalikult uurida ning just siis tegid nad jahmatava avastuse, mis jätab paljud inimesed siiani nõutuks. Kui detektiiv külastas kohtuarsti bürood, palus ta näha Delberti toimikut ning sattus juhuslikult peale vanale ülekuulamisele kahtlusalusega, kelleks oli tuvastatud mees nimega David Wyatt Jones. Märkmetes tunnistas Jones, et oli sel päeval Delberti seltsis ning et ta tappis Delberti vööga. Seejärel kõrvaldas ta Delberti surnukeha Crawfordi tänava lähedal, kus see praagiliselt hiljem leiti. Kui ta üles tunnistas, oli Jones juba teiste kuritegude eest vanglas. 1986. aastal lõpetas ta Jasper Highsmithi nimelise mehe elu ja 95. aastal ründas ning lõpetas Lori McRae elu Jacksonville'is. Politsei on palunud kõigil, kelle lähedased kadusid aastatel 1975 Nassau maakonnas, endast teada anda, kuna kahtlustatakse, et Jonesel võis olla veel palju ohvreid, keda pole veel tuvastatud. 28. aprillil 1997 aastal sündis Lõuna-Aafrikas tüdruk, kelle vanemateks olid Celeste ja Maureen Nurse. Celestil tehti keisrilõige ja ta oli taastumas ning meenutab, et naine, kes oli riietatud medueks, hoolitses vastsündinu eest ajal, kui Celeste oli magama jäänud. Kui Celeste ärkas, avastas ta, et nii tema vastsündinud laps kui ka medõde olid kadunud. Lapse nimeks pandi Zephany ja politsei teavitati kohe. Arvati, et naine, kes lapse kaasa viis, oli oma rasedust teeselnud, et temaga põgeneda. See kinnitati hiljem, kui haigla all asuvas läbipääsutunnelis leiti Paddy. Hiljem selgus, et see medede oli haiglat mitu korda külastanud, kuid jäi märkamatuks ja rääkis isegi lapse ootel emadega. Järgnenud aastate jooksul püüdis perekond teha kõik endast olenevam, et see juhtum püsiks avalikkuse tähelepanu all juhuks, kui peaks tekkima uusi vihjeid. Nad tähistasid isegi Zephany sünnipäeva ning andsid intervjuusid erinevatele uudistekanalitele. Bibi Zephany perekond uskus, et ta on endiselt elus. 2009. aastal mõisteti mõned isikud väljapressimises süüdi pärast seda, kui nad üritasid õdesid rahaga ära osta, et saada teavet selle kohta, kus Zephany võiks olla.
Celeste ja Maureen said järgnevatel aastatel veel 3 last. Nende hulka kuulus tütar nimega Cassidy ning 2 poega, Joshua ja Michael. Kahjuks lahutasid nad hiljem juhtumi surve tõttu ning Cassidy tundis, et ta peab kogu perekonda koos hoidma, kui ta oli vaid 15-aastane. Cassidy lisandumisega sai juhtum lõpuks üsna ootamatul viisil lahendatud. 2015 aasta jaanuaris hakkas Cassidy keskkoolis käima. Koolis hakkasid Cassidy sõbrad märkama ja kommenteerima, kui palju ta sarnaneb teise õpilasega. Üllatuslikult käis Zephany, kes oli nüüd 17-aastane samas koolis, kuigi kasutas teist nime. Ja sõbrad olid teinud märkusi selle kohta, kui sarnased need 2 välja nägid. Need 2 tüdrukut otsustasid üksteisega ühendust võtta ja said sõpradeks. Ühes intervjuus oli Zephany öelnud, et kui ta nägi Cassidyt, tundis ta kohe kummalist sidet ja ütles, et see oli tõenäoliselt tingitud nende sarnasusest, kui ta oli 14-aastane. Kui Cassidy isa sellest kuulis, palus ta tal tüdruku kaasa tuua, et ta saaks temaga kohtuda. Kui nad kohtusid, teavitas Moran politseid. Sealt edasi algatati uurimine ning inimesed, kes väitsid end olevat Zephany vanemad, ei suutnud esitada sünnitunnistust ega muid tõendeid, mis oleksid pannud kedagi uskuma, et nad on tema bioloogilised vanemad. Tehti DNA-test, mis kinnitas, et need 2 tüdrukut olid tõepoolest sugulased. Seejärel viidi Zephany tema kodust ära ja saadeti sotsiaalteenistusse, kus nii õde kui ka tema ise said kohaneda. Kahjuks ei tundnud Zephany oma päris vanematega sama sidet nagu Cassidyga ning otsustas lõpuks jääda oma mittebioloogiliste vanemate juurde. Röövijaks tuvastati Lavona Solomon. Arvatakse, et ta sai haiglas raseduse katkemise ning teeskles hiljem rasedust, et Zephany edukalt röövida. Pärast Lavona arreteerimist 2016 aasta augustis olid reaktsioonid erinevad ning ta mõisteti süüdi inimröövis ja pettuses, samuti laste seaduse rikkumises. Talle määrati 10-aastane vanglakaristus. Lavona abikaasad, Michaelit, ei mõistetud süüdi, kuna ta ei olnud juhtunuga seotud ega teadnud ilmselt inimröövist. Sellel raskel ajal pöördus Zephany Michaeli poole, sest oli ainus isa, keda ta kunagi tundnud oli. Kohtusaali võitluste ajal kujutati nii Moreni kui ka Celestit pigem süüdlastena kui ohvritena, kes kaotasid oma tütre tema sünnihetkel. Morenit süüdistati isegi selles, et ta kasutas olukorda rahalise kasu saamiseks. Vanematel kulus 17 aastat, et saada õiglus oma lapse kadumise eest, kuid teadmatuses elamise valu asendus valuga, kui neid tõrjuti, sest Zephany valis mõistetavalt ainsa pere, keda ta tundis, oma bioloogilise pere asemel. Lisa Holstedi nähti viimati elusana 12. augusti 1986 aasta varahommikul. Tema ja tema poissõber John Saad sõitsid koju pärast perekondlikku koosviibilist, kui nad sattusid tülisse ja Lisa väljus autost. Mõni tund hiljem leiti tema surnukeha. Juhtum lahendati alles 36 aastat hiljem. John ja Lisa elasid tol ajal koos Wisconsini Green Bay piirkonnas. Lisa oli 5-aastase poja Jeremy, ema, kes viibis tol õhtul pere juures. Nii et noorel paaril polnud kiiret koju minna. Umbes kell 2:30 öösel väljus Lisa Johni autos nende vaidluse ajal. Nad olid oma korterist umbes miili kaugusel, kuid Lisa ütles, et ta kavatseb jalgsi minna. Lisa ei jõudnud kunagi koju ja kui ta oli järgmisel hommikul endiselt kadunud, helistas John Lisa emale ning teatas siis oma tüdruksõbra kadumisest. Alles mõned tunnid hiljem märkasid ehitustöölised Lisa surnukeha soisel alal, mis on tänapäeval Kin Canyoni looduspark. Tema surnukeha lähedal leiti rehvimärke ning hiljem selgus, et tema enda pluusi oli kasutatud tema tapmiseks. John oli alguses uurimise käigus kahtlusalune. See, kuidas nad olid lahku läinud, tundus kahtlane. Jan eitas pidevalt igasugust seotust selle juhtumiga ning kunagi ei olnud ühtegi tõendit, mis viitaks sellele, et tema võttis Lisa elu. Siiski jäi ta uurimise keskmesse. Lisa kehalt leiti DNA, kuid tol ajal ei olnud sellega suurt midagi peale hakata. Lisa juhtum jäi peagi soiku. Pärast Lisa surma kajastati juhtumid saadetes nagu Crime Stoppers ning politseile anti uusi vihjeid, kuid ükski neist ei viinud tulemusteni. Aastate jooksul jätkasid Green Bay politseinikud juhtumi ülevaatamist, olles otsustanud Lisale õiglus jalule seada. Inimesi küsitleti uuesti ja tõendeid uuriti üle, kuid alles 2018. aastal ilmus tehnoloogia, mis võimaldas politseil lõpuks selle juhtumi lahendada.
Kuriteopaigalt leitud DNA saadeti geneetilise genealoogia analüüsi. Kahtlusaluse profiil loodi ja sugupuu hakkas kujunema. Potentsiaalse kahtlusalusena kerkis esile mees nimega Lou Griffin. Griffin oli kolinud Green Bay piirkonda kuu aega enne Lisa surma ja töötas veokijuhina. Tal oli ka vägivaldne minevik, eriti naiste suhtes. Detektiivid jälitasid Griffinit ja kogusid õllepurgi ning sigaretikonituse, mille ta oli ära visanud. Mõlemalt esemetelt leitud DNA kattus kuriteopaigalt leitud DNA-ga. Kui teda esimest korda küsitleti, väitis Griffin, et ta ei teadnud Lisast midagi. Kui talle esitati DNA tõendid, tunnistas Griffin, et ta võis Lisaga kohtuda sel ööl, mil Lisa suri, kuid ta oli tol ööl joonud ja tarvitanud ebaseaduslikke aineid. Griffin arreteeriti ja teda ootaski kohtuprotsess, kuid 2023 aasta jaanuaris tunnistas ta end süüdi Lisa elu võtmises hooletu käitumise tõttu. Kui pereliiget rünnatakse ja tema elu lõpeb, on tavaliselt mõeldamatu, et ta võis olla sarimõrvari ohver. Kuid 18-aastase õendustudengi Alice Eberhardi puhul juhtus just nii, kuigi tema perekond sai sellest häirivast üksikasjast teada alles aastakümneid pärast rünnakut. 24. septembril 1965 leiti Alice oma peremajast Fairlawnis, New Jersey's surnuna. Teda oli rünnatud nii terrorista kui ka tõmbi esenega, kuid uurijad olid kuriteo ees nõutud, sest tema pere ei suutnud leida ühtegi põhjust, miks keegi tahaks talle halba teha. Paljusid inimesi küsitleti, kuid kõik need vabastati kahtlustustest. Ja järgmiste aastakümnete jooksul ei tehtud Alice'i juhtumis mingit edasiminekut. Tema ründaja oli oma jäljed ideaalselt varjanud ja oli vähe lootust, et ta kunagi tuvastatakse ja tema mõttetute kuritegude eest vastutusele võetakse. Kuid 2021 aastal said uurijad kõne ühelt Alice'i endiselt klassikaaslaselt, kes palus neil tema juhtumit uuesti uurida, arvestades, et uurimistehnikad olid kuriteo toimepanemise ajast alates tohutult arenenud. Politsei nõustus ja kogu 1965 aastal kogutud tõendusmaterjal vaadati uuesti üle, lootuses, et värske pilk märkab midagi, mis oli 55 aastat varem kahe silma vahele jäänud. Umbes sel ajal hakkas mees nimega Richard Cottingham, kes kandis eluaegset vanglakaristust pärast seda, kui ta oli süüdi mõistetud kui torsotapja sarimõrvar, vanglas oma kuritegudest rääkima. Ta tunnistas üles, et oli lõpetanud kahe naise, Lorraine Marie Kelly ja Mary Ann Priory elu, olles aktiivne sarimõrvar. Ja kui tema ülestunnistuse uudis avalikuks tuli, mõistsid uurijad, et Cottingham elas samas piirkonnas kui Alice, kui tema elu lõpetati. Nad sõitsid Trenton State Prisoni, kus teda kinni peeti ja palusid temaga rääkida. Umbes 5 tundi küsitlesid nad teda tema kuritegude kohta ja mainisid, et nad vaatavad uuesti üle Alice'i juhtumi. Kuid alles nende teise visiidi ajal tõstatas ta lõpuks selle teema ja 22. detsembril 2025 tunnistas ta lõpuks, et oli see, kes lõpetas Alice'i elu pärast seda, kui tema tervis hakkas halvenema. Tal õnnestus kirjutada üles tunnistus, milles ta kirjeldas selle päeva sündmusi, sealhulgas seda, kuidas ta pääses perekonna majja, milliseid esemeid ta kasutas Alice'i elu lõpetamiseks ning muid üksikasju, mida teadsid ainult võimud. Täna veedab Cottingham suure osa oma ajast Southwoods State Penitentiary haigla osakonnas tänu oma kehvale tervisele. See on muutunud ta ratastoolist sõltuvaks. Ja võimud töötavad endiselt kõvasti, lootuses tuvastada tema teisi ohvreid. 2021 aasta märtsis kadus 33-aastane Sarah Everard, kui ta kõndis koju Lõuna-Londonis. See oli kolmapäev, 3. märts, kui Everard lahkus sõbra majast Claphamis umbes kell 9 õhtul. Mõni minut pärast 9 rääkis ta oma poissõbraga 14-minutilise telefonikõne. Seejärel nähti teda turvakaamera salvestisel üksi Bowoodi tee ja South Circulari ristmikul. Kell 6:28 oli teda näha kõndimas Cavendishi teel ning seejärel jäi ta politseiniku auto pardakaamerasse. Seejärel võttis buss peale 2 inimest, kes seisid vangesõiduki kõrval. 3 päeva hiljem, 6. märtsil, avalikustati Everardi valvekaamera pilt avalikkusele. Võimud teatasid, et ta oli kõndinud läbi Clapham Commoni ja et teekond oleks pidanud võtma umbes 50 minutit. Järgmisel päeval avaldati uksekella kaadrid, mis näitasid naist kõndimas Pointeri teel Tulse Hilli suunas. Uurimist juhtis seejärel Scotland Yardi erikuritigude osakond juhtumi keerukuse tõttu.
Sellel esmaspäeval avalikustati, et politsei oli saanud üle 120 telefonikõne selle juhtumi kohta ning neile oli esitatud auto pardakaamera, uksekella ja muud asjakohased kaadrid. Everardi lõhna jälitamiseks kasutati nuuskurkoeri, samuti otsiti läbi kanalisatsioone ja tiike. Seejärel avaldati veel pilte kadunud naisest, mis näitasid, mida ta oma kadumise ajal kandis. Hiljem avastati, et üks tunnistajatest oli näinud, kuidas Metropolitani politseinik Wayne Cousins Everardi arreteeris ja pardakaamera salvestis kinnitas seda. Hiljem tehti kindlaks, et Cousins oli Everardi arreteerinud valeväidete alusel COVID-i reeglite rikkumise või kurjategija abistamise kohta. Lisaks turvakaamera salvestiste vaatamisel tehti kindlaks, et Cousins ei kasutanud registreeritud politseisõidukit, vaid oli tegelikult rentinud auto. 5. märtsil teatas Cousins oma töökohale, et tal on stress ning samal päeval kell 2 pärastlõunal ostis ta rohelised prügikotid. Seejärel avastati, et ta saatis oma tööle e-kirja, milles teatas, et ei soovi enam tulirelva kanda ning ostis ka presenti ja koormavõrgu. 9. märtsil arreteeriti Cousins Everetti röövimise kahtlusega. Seda kõike tänu valvekaamera ja pardakaamera salvestistele, mis jäädvustasid, kuidas ta Everetti algselt kinni pidas. Ametniku suhtes viidi läbi uurimine ja avastati, et 2015 aastal ei uurinud Kenti politsei juhtumit, kus Cousins avalikult end paljastas. 2021 aasta veebruaris avastati, et ta oli seotud veel 2 avaliku enesepaljastamise juhtumiga, mida võimud samuti ei uurinud. 3. märtsil kell 11:38 õnnestus Cousinsil Everard oma autosse saada, kus ta viis ta maapiirkonda ja võttis talt elu. Varajastel hommikutundidel pandi Everard Cousinsi enda autosse. Kell 3:21 hommikul oli autot näha teisel turvakaameral Hodeswoodi läheduses. See on koht, kust Everardi surnukeha hiljem leiti. Ta külastas sündmuskohta 2 korda ja lahkus piirkonnast enne koitu. Kell 8:30 hommikul oli rendiauto tagastatud. Everardis teatati kadunuks alles 4. märtsil tema poissõbra Josh Lavi poolt. 8. märtsil pidi Cousin tööle tagasi minema, kuid ta teatas end haigeks. Ja järgmisel päeval kustutati kogu andmestik tema telefonist. Selleks ajaks oli juba liiga hilja, sest kõik turvakaamerate salvestised, uksekella videod ja auto pardakaamerad olid Cousini süüd juba piisavalt tõendanud. 9. märtsil arreteeriti Cousin ja Everardi. Surnukeha leiti kinnistult, mis talle kuulus. 12. märtsil esitati süüdistatavale süüdistus ja ta tunnistas end süüdi tapmises. Ja 30. septembril mõisteti talle eluaegne vanglakaristus ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. Kui poleks olnud arvukaid tunnistajaid, erinevaid valvekaamera salvestisi, pardakaameraid ja uksekella videoid, poleks Cousin võib-olla kunagi selle kuriteoga seoses vahele jäänud ning Everardit poleks leitud. 24-aastase Gypsy Rose Blanchardi ja tema ema, 48-aastase Claudini, paremini tuntud kui Dee, juhtumi keerdkäigud on nii uskumatud, et neid on raske uskuda. Ja juhtumi üksikasjad šokeerisid isegi kõige karastunumaid uurijaid. Juba noores eas oli Claudine omamoodi probleemne laps, keda tabati mitmel korral varastamast. Tema sugulased usub samuti, et Claudine oli vastutav oma ema surma eest, kuid seda pole tõestatud. Tema kasuema Laura lisas, et Claudine oli teda ühel korral mürgitanud herbitsiididega ning see juhtum jättis ta peaaegu 9 kuuks kündimisvõimetuks. Lõpuks jäi ta 24-aastaselt rasedaks ja sünnitas Gypsy Rose'i. Kogu Gypsy Rose'i lapsepõlve jooksul väitis Claudine, et tal oli üks või teine haigus. Alguses väitis ta, et tema tütrel on uneapnoe, kuid aastate möödudes väitis ta, et tütrel on tõsisemad haigused, nagu lihasdüstroofia, epilepsia ja vähk. Kuid arstid ei leidnud kunagi nende probleemide märke. Kuigi arstid teadsid paremini, uskus Gypsy Rose oma ema ning peagi oli ta veendunud, et vajab ulatuslikku hoolt, sest ema oli ta veennud ratastooli kasutama juhuks, kui tal peaks tekkima krambihoog või muu meditsiiniline hädaolukord. Mõned arstid lasid end näiliselt Claudini väidetest petta, sest Gypsy sai retsepti toitmissondi ja hingamisaparaadi jaoks, mis aitaksid tema uneapnoe korral. Talle määrati ka mitmeid teisi ravimeid ning rohkem kui ühel korral tehti talle operatsioone, mida ta tegelikult ei vajanud. Kui arstid ei leidnud Gypsy Rose'il midagi viga olevat, suutis Claudine nad alati ümber veenda, väites, et ta on varem töötanud meditsiiniõe abina ja tunneb nende haiguste sümptomeid.
Ta rõhutas ka, et tema tütar on kogu tema maailm ja et ta ei valetaks kunagi tütre tervise kohta. Pealegi tundusid ema ja tütar teineteise seltsis tõeliselt õnnelikud ning keegi ei kahtlustanud, et toimub midagi kurjemat. Claudine raseeris oma tütre pea, et veenda teisi, nagu oleks ta saanud keemiaravi ning andis talle ravimeid, mis tekitasid neid haigusi meenutavaid sümptomeid. Kui arst hakkas kahtlustama, et Claudine valetab oma tütre seisundi kohta, leidis ta lihtsalt uue arsti, et näitemängu jätkata. Lõpuks kolisid ema ja tütar sotsiaalelamusse, kui ülejäänud pere hakkas kahtlustama, et Claudine valetab ning nad tulid toime elatisraha ja invaliidsustoetustega. Pärast orkaan Katrinat kolisid nad Missourisse, kuid seal mõistis neuroloog Bernardo Flasterstein, et puudub põhjus, miks Gypsy Rose ei peaks suutma kõndida, sest tema tellitud testid näitasid, et tüdruk oli täiesti terve. 2010. aastaks, kui Gypsy Rose oli 19-aastane, hakkas ta samuti oma ema kahtlustama ning alustas põgenemise planeerimist. Kuid neuroloog Bernardo Flasterstein aheldas ta voodi külge. Lõpuks kohtus ta tutvumislehe kaudu mehega nimega Nicholas. Ja 14. juunil 2015 täitis ta Gypsy Rose'i palve lõpetada Claudine'i elu ning tegi seda noaga, pärast mida paar põgenes. Gypsy Rose tunnistas seejärel kuriteo Facebookis üles ning paar leiti Nicholase majast üles, kus nad arreteeriti. Gypsy Rose mõisteti 10 aastaks vangi, samal ajal kui Nicholas pidi ülejäänud elu trellide taga veetma. 2003. aasta 3. märtsil kell 1:35 pärastlõunal üritas leitnant Jeff Green Wataugas, Texases teha tema arvates rutiinset liikluskontrolli. Kurjategija oli tegelikult pangaröövel, kes üritas pärast edukat röövi põgeneda ja see peatus oleks politseinikule peaaegu elu maksma läinud. Umbes 15 minutit enne seda, kui leitnant Jeff Green kurjategijaga kohtus, röövis mees lähedal asuvat Bank One'i. Kahtlussalune astus sisse peas õlgedest kauboikaabu ja ees võltsvuntsid. Ta ütles tellerile, et on relvastatud ja nõudis raha. Teller andis üle tundmatu summa raha ja kurjategija lahkus, ilma et oleks kaasa võetud relva kasutanud. Ta põgenes kuriteopaigalt punase Jeep Wrangleriga. Kell 13:35 märkas leitnant Green, et Jeep sõitis suurel kiirusel ja tegi tema ees ohtliku pöörde. Ta kihutas mootorrattaga autole järele ja üritas meest peatuma sundida. Selle asemel sõitis Jeep teelt maha, et teha U-pööre ja kihutas politseiniku poole. Kurjategija avas tule leitnant Greeni pihta ja tabas teda pahklusse. Politseinik vastas tulega, kuid tabas ilmselt ainult Jeepi. Leitnant Green paranes täielikult, kuid kurjategijal õnnestus põgeneda. Politsei töötasid kahtlusaluse tuvastamise nimel ja avastasid peagi, et ta oli vastutav ka mitmete teiste pangaröövide eest. Tavaliselt kandis ta võltsitud näokarvu ja mõnikord ka kuularit, kuigi see ei paistnud kellegagi ühenduses olevat. Mõnel kuriteopaigal jättis kurjategija maha DNA tõendeid, kuid need ei andnud vastet. Avaldati mitu üleskutset teabe saamiseks ning ühe röövi valvekaamera salvestisest avaldati ka seisukaader. Politseile saadeti mitmeid vihjeid, kuid ükski neist ei aidanud nüüdseks külmaks jäänud juhtumit lahendada. Lõpuks pöördus politsei 2021 aastal geneetilise genealoogia poole, et proovida kuritegu lahendada. Selle tööriista abil suutsid nad tuvastada kahtlusalusena Mark Allen Longi. Long elas tol ajal Oklahomas ja politseinikud sõitsid osariiki, et proovida kinnitada, kas tema DNA sobib. Pärast seda, kui nad olid jälginud, kuidas Long restoranis sõi, võtsid politseinikud tema poolt ära visatud esemed ja tegid testid. Longi sobivus kinnitati. Leitnant Green tuvastas Longi ka rivistusel. Enne kui Long jõuti arreteerida, suri ta. 2022 aasta aprillis, kuid lahendamata juhtum on lõpuks lahendatud. Tavaliselt, kui keegi otsustab oma kuritegu üles tunnistada, võtab ta otse politseiga ühendust, et protsess saaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt lahendatud. Aga nii ei olnud see 49-aastase James Earl Thomase puhul. Kummalisel kombel keeldus ta isegi pärast oma kuriteo ülestunnistamist sotsiaalmeedias end vahi alla andmast ning sattus politseiga pingelisse ja ebatavalisse vastasseisu, mis oleks võinud väga halvasti lõppeda. Thomas ja tema tüdruksõber, 49-aastane Vanessa Taylor, olid 2015 aastaks, kui ta oma ülestunnistuse tegi, elanud Chicagos Greenfield Parkis koos juba 3 aastat.
Nad olid kolinud West Flournoy tänava 4300 kandis asuvasse majja, kuid sama aasta juunis võtsid sündmused traagilise pöörde. 28. juunil võtsid Vanessa ja tema 28-aastane poeg ühendust politseiga, et teatada, et Thomas käitub kummaliselt ja nad kardavad oma elu pärast. Kui uurijad kohale jõudsid, öeldi neile, et ta oli majas köögis rasva põletanud ja seejärel valanud selle pudelitesse, et valmistada lõhkekehi, kuigi nad ei teadnud, milleks need lõhkekehad mõeldud olid. Politsei käskis Thomasel majast välja tulla ja alla anda, kuid selle asemel otsustas ta vastu hakata. Ta lõikas maja gaasitoru läbi ja vehtis samurai mõõgaga, karjudes politseile, et nad peavad ta majast välja põletama, enne kui ta alla annab. Politseinikud teatasid, et ta jätkas samal ajal rasvapudelitesse valamist ning toppis pudelitesse riidetükke, et valmistada kõnealuseid lõhkekehi. Hiljem nähti teda majas edasi-tagasi kõndimas 2 erineva terariistaga, mis tekitas politseile väga ohtliku olukorra. Mõne aja pärast suutsid uurijad Thomasega läbi rääkida ja ta andis end ise üles. Ta viidi kohalikku haiglasse, kus teda hinnati ja raviti, enne kui ta järgmisel päeval vabastati. Pole teada, miks tema vastu süüdistusi ei esitatud. Vaid mõned päevad hiljem, 2. juulil, tegi Thomas Facebookis jahmatava ülestunnistuse. Politsei sai kõne Vanessat pojalt, kes palus neil oma ema heaolu kontrollida, kui nad olid saanud tema Facebooki kontolt mõned kummalised teated. Ühes postituses väitis Thomas, et tema tüdruksõber Vanessa oli maffia liige ja üritas tema elu lõpetada, nii et ta lõpetas hoopis tema elu. Kui nad kell 2 öösel majja jõudsid, nägid politseinikud Thomast ühest aknast välja kummardumas ja ta kinnitas kindlalt, et Vanessa ei ole kodus. Seejärel väitis ta, et oli sel päeval 3 korda mürki võtnud ja palus politseinikel enda pihta tulistada, et tema elu lõpetada. Maja tungiti ja sealt leidsid nad Thomase, kes ootas neid noaga. Ta alistati elektrišokirelvaga ja viidi vahi alla, kuid Vanessa polnud enam elus. Ta leiti surnuna pärast seda, kui ta oli kägistatud elektrijuhtmega. Thomas viidi Loretto haiglasse, kus ta tunnistas taas oma kuriteo üles, kuid ei suutnud politseile motiivi anda. Rünnak, mis võttis Paul Eichmanni elu 1985 aastal, jäi lahendamata peaaegu sama kaua, kui see lillemüüja oli elanud. 35 aastat pärast seda, kui tema surnukeha leiti üksindaselt kiirteelt, valjastas kuriteopaigalt leitud DNA tõend, lõpuks kes oli vastutav. Paul oli 35-aastane lillepoodnik ja naise jäljendaja, kes elas kuriteo toimumise ajal Oklahoma City's. Sõbra sõnul oli ta homoseksuaal ja kohtus mõnikord meestega puhkepeatustes. Ta võttis aeg-ajalt peale ka hääletajaid. Tundus, et üks neist juhuslikest kohtumistest oli viinud kohutava lõpuni, kui Pauli surnukeha avastati 18. septembril 1985. Paul oli tol ajal sõitmas koju ühest klubist lähedal asuvast Tulsas, kuid ta ei jõudnudki koju. Selle asemel visati tema surnukeha maantee puhkeplatsi lähedale. Tal oli mitu haava, mis olid tekitatud terava esemega. Kuritegu uurinud politsei leidis Pauli surnukeha lähedalt suitsukonid. Tema auto leiti samuti lähedalt ja ukse käepidemelt leiti latentne sõrmejäl. Kuna kahtlusaluseid polnud ja tõenditele ei leitud vasteid ja juhtum lahendamata. Aastate jooksul jätkas Pauli perekond vastuste otsilist. Tema lahendamata juhtum oli üks 52-st, mis olid kujutatud kaardipakis, mida jagati vanglates, lootuses, et mõni kinnipeetav tunneb juhtumi ära ja annab vastuseid. Selgus, et ühel vangil oli tõepoolest teavet, mis võiks juhtumi lahendada, kuid ta ei tulnud vabatahtlikult välja. 2020 aastal vaatasid uurijad lahendamata juhtumit üle ja kasutasid FBI kombineeritud DNA andmebaasi Code'is, kus nad leidsid vaste. 4 aastat varem, 2016 aastal mõisteti mees nimega Earl Wesley Wilson 5 aastaks vangi eraldi kuriteo eest. Ta pidi andma oma DNA ja sõrmejäljed. Mõlemad vastasid kuriteopaigalt leitud tõenditele. Ülekuulamisel väitis Wilson, et ta pole kunagi Pauli kohanud ja tal polnud seletust, miks tema sõrmejäljed olid Pauli auto ukse peal, kuid tõde tuli lõpuks päevavalgele. Wilsoni endine naine ütles uurijatele, et ta oli kuriteopäeval Wilsoni bensiinijaamast peale võtnud. Ta oli varem helistanud puhkeala lähedal asuvast McDonaldsist ja öelnud, et tal on vaja, et naine talle järele tuleks. Kui ta kohale jõudis, oli Wilson kadunud, kuid helistas hiljem bensiinijaamast. Ta ütles, et oli saanud kelleltki küüti, kuid juht tegi lähenemiskatse, mis Wilsonile ei meeldinud, nii et Wilson ründas teda.
Ta tunnistas, et ei tea, kas mees on veel elus. Wilson tunnistas lõpuks üles, et võttis pooli elu ja talle määrati 20-aastane vanglakaristus. Kui 37-aastane Tony Peralta otsustas üles tunnistada kuriteo, mille ta pani toime 2008. aastal. Ta ütles politseile, et see polnud sellepärast, et oleks raskelt haige või arvanud, et ta lõpuks tabatakse, vaid sellepärast, et ta ei suutnud elada süütundega selle eest, mida ta tegi oma endisele üürileandjale William Blodgettile. 69-aastane William, kes oli pärit Roswellist, New Mexicost, kuulutati kadunuks tema perekonna poolt 2008. aasta detsembris, kui nad ei suutnud temaga ühendust saada. Tema tüdruksõber teatas, et nägi teda viimati selle aasta jõululaupäeval ning tema perekond hakkas muretsema tema heaolu pärast. Kui nad polnud temast ka 10 päeva hiljem midagi kuulnud, võttis tema poeg Greg ühendust politseiga ja algatati kadunud isiku juhtum. Otsingud algasid 9. jaanuaril 2009, kuid kuna puudus teave selle kohta, millised olid Williamsi plaanid ja kuhu ta oleks võinud kaduda, jäi juhtum lõpuks lahendamata. Üle kuulati mitu inimest, sealhulgas Tony, kes oli Williamsi üürnik. Ja mõnda aega peeti teda kahtlusaluseks, kuid ei leitud ühtegi tõendit, et oleks vastutav Williamsi kadumise eest. Seega ei esitatud talle kunagi süüdistust. Ühtegi täiendavat kahtlusalust ei tuvastatud kunagi ja tundus, et Williamsi juhtum jääbki lahendamata. Kuid politsei üllatuseks otsustas Tony käituda õigesti ja tunnistas üles, et ta oli tõepoolest vastutav. 1. mail 2023 helistas Tony numbrile 911 ja ütles dispetšerile, et tal on vaja võimalikult kiiresti politseiga rääkida. Ta andis neile oma asukoha ning kui politsei kohale jõudis, istus Tony jaekaupluse ees äärekivil, kidistas ja suitsetas närvide rahustamiseks sigaretti. Ta teadis, et niipea, kui ta uurijatele räägib, mida ta teinud on, saadetakse ta väga pikaks ajaks vanglasse. Kuid tema südametunnistus ei lubanud tal enam hoida saladust, mis oli teda 15 aastat piinanud. Ülekuulamisel tunnistas ta, et lõpetas Williami elu kruvikeerajaga ning nõustus viima politseinikud kohta, kuhu ta oli tema keha peitnud. Ta läks isegi nii kaugele, et tänas neid enda arreteerimise eest ning lõpuks sai ta oma tegude tagajärgedega silmitsi seista. 6 aastat pärast juveelipoe röövi lahendas politsei selle lahendamata juhtumi, kasutades tõendeid 2 varasemast sissemurdmisest. Rööv toimus Sheppertoni Thomas Jewellersi poes 27. veebruaril 2010. Ööpimeduses murdis keegi Austraalias Victoria osariigis asuvasse poodi sisse läbi katuse. Varas lasti köie abil poodi alla ja sama köid kasutati ka põgenemiseks. Poe omanik saabus hommikul ja avastas, et üles $192,000 väärtuses ehteid oli kadunud. Turvakaamera salvestisi polnud ja politsei jäi täiesti nõutuks. Juhtum jäi mõneks ajaks soiku. 2014 aastal tuli juhtumis esimene suur läbimurre. Avalikustamata põhjustel seostas politsei selle kuriteo 2 teise rööviga, mis oli toimunud 5 aastat varem. 2005 aasta märtsis murdis varas sisse Sheppertoni tööplatsile. Varastati umbes $600 sularaha ja tööriistu. Röövi käigus lõhkus varas lahti müügiautomaadi ja võttis endale purgi Coca-Colat. Pärast joogi joomist jättis ta purgi maha ja põgenes rahaga. Järgmisel kuul toimus veel üks sissemurdmine, seekord ehituspoes. Seekord kriimustas varas end aia küljes, jättes maha DNA tõendid. 2 juhtumi DNA kinnitas, et need on omavahel seotud. 2014 aastal seostas politsei juveelipoe röövi. Seos ei lahendanud siiski juhtumit kohe. DNA ei vastanud ühelegi andmebaasis olevale kirjele. Politseil tuli lihtsalt loota, et kurjategija tegutseb uuesti ja tabatakse teolt. 2016 aastal sai politsei teada, et see oli juba juhtunud. Umbes samal ajal, kui need 3 juhtumit omavahel seostati, mõisteti 30-aastane Alex William Laycock vanglasse relvastatud pangaröövi eest. Karistuse osana andis ta DNA proovi. Võttis aega enne kui proov esitati, kuid 2016 aastaks oli politsei ta nende 3 lahendamata juhtumiga seostanud. Selleks ajaks oli Laycock vanglast vabastatud ja oli oma elu ümber pööranud. Ta oli toime pannud röövid, et rahastada oma uimastisõltuvust, kuid oli suutnud neist vabaneda. Ta tunnistas röövid üles ja talle määrati osaliselt tingimisi vanglakaristus.
Umbes kell 8 hommikul 2. juunil 2012 võttis Scott Fenner ühendust politseiga, et teatada, et ta leidis oma naise Debbie surnuna nende majast, mis asus Lodi alevikus Michiganis, South Wagner Roadi 2800 kvartalis. Kui uurijad sündmuskohale jõudsid, leidsid nad Debbie tema voodist ja olid kindlad, et tema surma põhjus oli ilmne. Tema kõrvad leidsid nad lahtise õllepudeli ja mitu retseptiravimite karpi, millest mõned olid avatud. Otsustati, et ta oli surnud pärast seda, kui oli kogemata tarvitanud liiga palju oma ravimeid, tõenäoliselt seetõttu, et ta oli tarbinud liiga palju alkoholi. Sellised juhtumid ei ole haruldased, sest igal aastal leitakse palju inimesi sarnastes olukordades surnuna. Kui keegi, kes sõltub retseptiravimitest, joob liiga palju, võib ta kergesti unustada, kas ta on juba ravimit võtnud ja lõpuks võtta liiga palju, mis võib osutuda surmavaks. Debbie juhtumis ei kahtlustatud kuritegu ning Scott püüdis oma eluga parimal võimalikul viisil edasi minna. Hiljem tuli aga välja, et ta ei suutnud seda teha, sest oli hakanud jooma ja tarvitama ebaseaduslikke aineid. Varsti hakkas tema elu lagunema, mitte sellepärast, et ta oli kaotuse üle elanud, vaid oma enda süütunde tõttu. Debbie surmast oli möödunud 11 aastat, enne kui Scott otsustas politseiga ühendust võtta, et asjad selgeks rääkida. Nende üllatuseks külastas ta 2023 aasta juulis Green Oak Townshipi politseijaoskonda ja tegi seal jahmatava ülestunnistuse. Scott väitis, et 2012 aastal kannatas Debbie mitmete erinevate vaimsete ja füüsiliste haiguste all, mis mõjusid talle rängalt, ning Scott tundis, et ta peab midagi ette võtma. Tema ja Debbie olid juba arutanud asjaolu, et Debbies elu oli õnnetu ja ta tõenäoliselt sureb peagi, kuid Scott otsustas ise asjasse sekkuda. Kõnealusel hommikul mõtles ta välja plaani, et lõpetada oma naise kannatused. Ta tunnistas, et oli teinud uurimistööd ja otsustanud kasutada heeliumgaasi, et lõpetada tema elu. Kõnealusel ööl oli ta valmis oma plaani ellu viima, kuna ta oli hankinud kõik vajalikud vahendid. Ta astus nende magamistuppa, kus Debbie magas ja umbes kell 2:30 öösel. Ta sidus plastiikkoti tema pea ümber. Seejärel kasutas ta väikest kummitoru, et juhtida heeliumikotti, teades, et see sunnib hapnikku tema kopsudest välja ilma valu põhjustamata. Scott lisas, et tal oli diagnoositud surmaga lõppev haigus ja ta pidi enne surma üles tunnistama. Talle esitati süüdistus surma mitteteatamises ning ta mõisteti 1 päevaks vangi ja määrati $1500 suurune trahv. 2016 aasta septembri lõpus olid 71-aastane Barbara Briley ja tema 5-aastane lapselapse Lamira teel New Jerseyst Põhja-Carolinasse, et külastada jõulupühadeks pereliikmeid. Teed olid jääs ja Barbara pidi suurema osa teekonnast läbima pimedas. Teekonna jooksul jäädvustas turvakaamera hetke, mil nad laupäeval kell 17:40 bensiinijaama sisenesid. Kaamerad jäädvustasid ka nende lahkumise vahetult enne kella 6 õhtul. Tundus, et teekonnal oli toimunud mingi viga ja Barbara oli keeranud väikesele teele Dinwiddie maakonnas Virginias. Ta jätkas sõitu mööda seda teed, kuni sõitis üle väikese puu, mis järel tema auto jäi kinni. Otsustati, et nad ootavad kannatlikult, kuni möödub mõni teine auto, et abi paluda, sest oli liiga külm, et kahekesi abi otsima minna. Möödus mitu tundi ja keegi polnud neid päästma tulnud. Tee, kuhu nad kinni jäid, oli umbes 1 miili kaugusel asfaldiga kaetud teest, kuid nad ei teadnud seda tol hetkel. Möödus mitu päeva ja nad olid endiselt autos lõksuts. Õnneks olid autos pudelid, kuhu nad said lund sulatada, et vett saada. Neil oli kaasas ka mõned suupisted, kuid need olid nüüdseks otsas. Barbara hakkas toidupuuduse ja külma tõttu väga väsima. Pere Põhja-Carolinas hakkas muretsema, kui nad ei olnud nende majja jõudnud ning andis neist kadumisest teada. Moodustati otsingumeeskonnad, et otsida võimalikke õnnetuskohti ning helikopterid tiirutasid ümbruskonnas, otsides kadunud paari. Ühel hetkel lendas üks helikopteritest täpselt selle koha kohal, kus nad asusid, kuid mets oli liiga tihe ja varjas vaate kõigele, mis allpool toimus. Siis kontrollisid võimud hiljem bensiinijaama valvekaamerate salvestisi, mis näitasid nende üldist liikumissuunda, kuid keegi ei arvanud, et Barbara pöörab teelt kõrvale ja suundub mööda tundmatut teed. 4 päeva pärast nende esialgset kadunist leidis lähedal asuva kinnistu omanik auto üles ja avastas Barbara teadvusetuna. Lamira oli täiesti korras, mõlemad istusid vastu puud.
Selgus, et Lamira oli oma vanavanemat hoidnud ja teda soojas hoidnud nende paari päeva jooksul, mil nad kadunud olid. Kuigi 4 päeva ei tundu palju, oli see keset talve nii noore tüdruku kui ka eaka naise jaoks ülioluline. Barbara viidi helikopteriga Richmondis asuvasse VCU meditsiinikeskusesse, kus ta kanti raskes seisundis patsientide nimekirja. Toimus uurimine, et selgitada välja, mis oli juhtunud. Tundus, et Barbara oli sõitnud kruusateelt metsa, sõitnud üle väikese puu ja jäänud kinni. Seejärel oli ta üritanud tagurdada, kuid oli auto veelgi rohkem kinni kiilunud. Sõiduk, milles nad viibisid, leiti pargituna 1,5 miili kaugusel maanteest ja 45 jala kaugusel kruusateest. Ekas naine ja tema lapselaps leiti 50 jardi kauguselt. Seersant Steve Vick Virginia osariigi politseist ütles, et tundub, et nad olid elus pisinud mahlakarpide, õunte ja mõne muu asjaga. Ta selgitas, et nad olid söönud ja joonud kogu selle aja jooksul, mil nad olid lõksu jäänud. Tundub, et mõlemad leiti imekombel just õigel ajal. Vastasel juhul poleks Barbara võib-olla täielikult paranenud. Tundus, et need 2 sugulast päästid teineteist. Katlustatakse, et Barbara hoidis noort Lamirat 4 päeva toidetuna, samal ajal kui ta ise aeglaselt energiat kaotas. Siis tuli tõenäoliselt noor tüdruk appi ja hoidis eakat naist soojas ja turvaliselt, kuni nad lõpuks juhuse läbi päästeti. Kui selle kinnistu omanik, kuhu sõiduk oli pargitud, poleks välja läinud ja seda avastanud, ei pruugiks need 2 täna elus olla. Barbara paranes täielikult ja Lamira jäi vigastusteta ning naasis pärast lühikest tervisekontrolli oma pere juurde. Pere ei ole kindel, miks Barbara oleks võinud sellele tundmatule teele pöörata, kuna ta oli seda marsruuti aastaid korduvalt läbinud. Nad on öelnud, et tal ei ole teada olevaid terviseprobleeme. 1946. Aasta novembris hoiatati Londoni elanikke, et nad oleksid ettevaatlikud, kuna politsei hakkas kahtlustama, et linnas tegutseb sarimõrvar. See juhtus pärast seda, kui umbes 4 naist, kes kõik olid tänavaprostituudid, kaotasid elu tundmatu ründaja käe läbi. Need kuriteod tuletasid kõigile piirkonnas kohe meelde kuulsaid Whitechapeli mõrvu, mille pani toime kuulus sarimõrvar Jack the Ripper, kes on tänaseni tuvastamata, hoolimata sellest, et mitmed ajaloolased, autorid ja uurijad on väitnud, et nad on mõrvari isiku välja selgitanud. Ajalehed hakkasid teatama, et ründaja, kellele nad andsid nimeks Soho Jack, võib öösiti Londoni tänavatel ringi hiilida ning hakkasid levima kuulujutud, et uued rünnakud on peatselt tulemas. Üks naistest, kes oma elu kaotas, oli 26-aastane Margaret Cook, kes leiti surnuna ühe ööklubi juurest linnas, olles tulirelvaga rünnatud ning kohe alustati uurimist. Selgus, et Margaret kasvas üles Bradfordis ning tol ajal elas ta Soho lähedal, mis oli tol ajal üks halvemaid piirkondi Londonis. Ta leidis tööd Blue Lagooni klubis, kus ta töötas eksootilise tantsijana ning tal oli seadusega varasem kokkupuude. Veel noorena arreteeriti ta ja saadeti noorteasutusse ning täiskasvanuna kasutas ta mitmeid erinevaid varjunimesid, mis muutis tema juhtumi uurimise veelgi keerulisemaks. Politsei teadis, et Blue Lagoon ei olnud lihtsalt ööklubi, vaid seal tegutses ka bordell, kus töötas mitu naist. Rünnaku motiiv jäi ebaselgeks, kuid teatati, et Margaret tapeti kitsas koridoris klubi veepaagi ja peauks vahel. Üks endine politseinik teatas, et ta nägi klubi ees meest ja naist vaidlemas ning naine hüüdis ühel hetkel, et mehel on tulirelv. Kui endine politseinik mehele lähenes, kästi tal oma asjadega tegeleda ja ta tegigi nii, kartes, et teda võidakse rünnata. Vaid hetked hiljem kuulis ta tulirelva lasku ja kui ta ringi pööras, õnnestus ta näha ründajat, kes põgenes mööda tänavat. Mitmed inimesed olid rünnaku tunnistajaks ja 3 pealtvaatajat üritasid ründajat kinni pidada, kuid tal õnnestus rahva hulka põgeneda ja silmist kaduda enne, kui nad temani jõudsid. Alles 2015 aastal lahendati juhtum lõpuks, kui nimetu 91-aastane mees läks Kanadas Ontarios politseijaoskonda ja tunnistas üles. Ta väitis, et tema ja Margaret sattusid tülli pärast seda, kui naine oli ta rahast ilma jätnud ning ta otsustas temalt elu võtta teise maailmasõja aegse tulirelvaga, mida ta kaasas kandis. Pärast vaid kuu ajalist tutvust abielusid Craig Dwight Williamson, kes oli tol ajal 46-aastane, ja Christine Reinhardt, kes oli 41-aastane, Tahoe järve ääres 7. septembril 1990.
Norbar ostis Wisconsini osariigis talu, kus nad hakkasid kasvatama tilapiat, plaaniga neid üle kogu riigi müüa. 28. augustil 1993 sõitis Craig Colorado Springsi, et müüa kala. Mõned nädalad enne seda sai ta peapõrutuse ja Christine oli selle pärast sõidu pärast mures. Saabudes Colorado Springsi rentis Craig ärikohtumisteks auto. 30. augustil kell 21:00 rääkis ta hotellist, kus ta peatus telefonis Christine'iga. See oli viimane kord, kui naine oma mehest kuulis. Ta pidi järgmisel päeval Wisconsini naasma, kuid ei jõududki kohale. Samal päeval leiti tema krediitkaardid El Pasos, Texases, mis asub 675 miili kaugusel Coloradost. 2 nädalat oli möödunud ja auto, mida ta kasutas, leiti hüljatuna üle Juarezi Mehhiko piiri, kuid võimud ei kahtlustanud kuritegu. Craigi kadumise uurimist juhtis detektiiv Robert Johnson, samal ajal kui Christine alustas omaenda uurimist oma abikaasa salapärase kadumise kohta. 14. septembril läks ta hotelli, kus Craig peatus. Seal avastas ta, et Craig oli jätnud kõik oma asjad maha, kuid ei olnud mingeid märke võitlusest ega tõendeid kuriteo kohta. Kuigi polnud tõendeid, et Craigiga oleks midagi halba juhtunud, uskus Christine siiski, et teda rünnati pärast seda, kui ta oli ajupõrutuse tõttu, mille ta oli nädalad varem saanud, ekselnud tundmatusse piirkonda. Pärast seda, kui televisioonis olid ilmunud mõned uudislood, andis Montanast pärit pensionilmedude Judy Inman vihje. Judy oli 2 nädalat pärast Craigi esialgset kadumist sõidnud rongiga Montanast Washingtoni. Ta meenutas, et rongis oli mees, kes muudkui jahvatas akvaariumitest ja väitis, et kalad olid pärit väljaspoolt Ameerika Ühendriike. Judy oli kogenud medede ja järeldas, et mees oli saanud peavigastuse. Pärast selle kuulmist uskus Christine, et mees oli tegelikult tema abikaasa ja ta reisis Washingtoni, sest just seal olid nad algselt kohtunud. Järgmise 6 nädala jooksul oli Christine'il käsil tõeline inimjaht. Ta peatus igas kohas, kus rong oli peatunud ajal, mil Judy ja Craig olid pardal. Judy ja Christine kohtusid samuti, et arutada juhtunut ja seda, milline mees välja nägi. Kirjeldus vastas inimesele, kes meenutas Craigi. Tema poeg oli samuti üles pannud kadunud isiku kuulutusi, kuid see ei andnud tulemusi. Sellel ajal uskus Christine, et tema kaua kadunud abikaasa on endiselt elus. Lugu muutus populaarseks, kui see jõudis eetrisse saates Lahendamata müsteeriumid 25. mail 1994. See ei toonud siiski ühtegi vihjet enne, kui seda näidati teist korda, mis tegelikult viis juhtumi lahendamiseni. 1995 aasta juulis, kui see episood uuesti eetrisse läks, nägi Craig seda õnneks ja tundis end ära. Ta elas Key Westis, Floridas, kus ta töötas sukeldujana. Ta selgitas, et kui ta viibis Colorado Springsis, sattus ta röövi ohvriks ja ta tekkis amneesia, mida süvendas veelgi varasem peavigastus, mille ta oli saanud nädalad enne reisi. Craig ei mäletanud rünnakust eriti midagi ja ärkas hiljem haiglas, arvates, et tema nimi on Ron. Craig väitis, et pärast seda uitas ta ringi Key Westis, kuni lõpuks sai tööd sukeldujana. Hiljem võttis ta ühendust nii Christine kui ka oma endise naisega. Tema juhataja, Bob Mee, ütles, et Craig jutustas kõigile, kes viitsisid kuulata, uuesti oma rünnakulugu. Kahjuks ei mäletanud kaua kadunud Craig Williamson oma naist ega perekonda, kuid ta taas ühines Christinega vaid mõne päevaga. Seejärel reisis paar Colorado Springsi, et proovida Craigi mälu värskendada, kuid see osutus tulutuks. Kuna ta ei suutnud meenutada elu, mis tal Christinega oli, otsustasid nad lahutada ja läksid kumbki oma teed, kuid jäid sõpradeks. Craig läks Californiasse, kus ta elas mõne sõbra juures, samal ajal kui Christine alustas uut elu Wyomingis. Juhtumiga tegelenud uurijad ei ole Craigi väidetes täielikult veendunud ja usuvad, et ta lavastas selle juhtumi, et alustada täiesti uut elu. Sellegipoolest suutis Craig Williamson tänu sellele, et tema lugu televisioonis eetrisse anti, omaenda kadumise lahendada. Keegi poleks oodanud, et ta iseennast leiab ja oma pere juurde tagasi pöördub, eriti veel pärast mitmeaastast kadumist. 24-aastase Susan Marcia Rosie juhtumi lahendamiseks kulus lõpuks 44 aastat. Mitte tänu politsei hoolikale tööle, vaid tänu tema ründaja ülestunnistusele, kes lõpuks otsustas tõe avalikustada.
1979 aasta elas Susan Rose Bostonis ja vahetult enne tolle aasta Halloweeni otsustas ta minna linna uisuväljakule, et veeta aega oma sõpradega. Ja seal väitsid tunnistajad, et Susan kohtus mehega, keda nad polnud kunagi varem näinud ning nad hakkasid omavahel rääkima. Nad otsustasid minna kuhugi, kus nad saaksid olla kahekesi ja pärast liikest jalutuskäikust eemal sisenesid nad kortermajja, mis oli parajasti renoveerimisel. Mõned tunnistajad nägid neid hoonesse sisenemas, kuid nad ei teadnud, mis juhtus vaid mõni sekund hiljem. Niipea, kui nad sisse astusid, haaras mees haamri, mille üks ehitustööline oli sinna jätnud ja kasutas seda Susani ründamiseks, võttes temalt elu. Ta teadis, et hoone on sel kellaajal tühi, seega ta ei muretsenud eriti sellepärast, et teda teolt tabatakse. Järgmisel hommikul ärgates hakkas ta paanitsema teades, et politsei hakkab Susani ründajat otsima. Nii otsustas ta oma asjad kokku pakkida ja New Yorki põgeneda. Samal ajal oli rünnaku uurimine alanud ja kahtlusalune tuvastatud. Mees, kelle nime pole avalikustatud, arreteeriti ja talle esitati süüdistus Susani tapmises. Kuid pärast 2 aasta pikkust vangistust kuriteo eest, mida ta ei sooritanud, mõisteti ta 1981 aastal õigeks, samal ajal kui tõeline süüdlane jäi vabaks meheks. Surnukeha lahkamine kinnitas, et Susanet oli rünnatud raske tõmbi esemega, kuna ta oli saanud ajukahjustuse ja mitu luumurdu, mis põhjustasid tema surma. Kuriteo paigalt koguti DNA-proove, kuid tol ajal oli DNA-tehnoloogia alles algusjärgus ja proovidest polnud politseile eriti kasu. Susani elu uurides avastati, et ta oli kolinud Bostonist Pennsylvania osariigi Johnstowni ning asunud elama korterisse uisuväljaku lähedal, kus ta kohtus oma ründajaga. Kuna rohkem kahtlusaluseid ei tuvastatud ja uusi vihjeid ei olnud, ei saanud politsei juhtumi lahendamiseks enam midagi teha. Ja pärast seda, kui esialgne kahtlusalune õigeks mõisteti, jäi juhtum soiku. Järgmised 44 aastat ei tulnud keegi välja ühegi lisainfoga. Ja tundus, et Susani ründaja oli selle kuriteo eest karistuseta pääsenud. Aga see muutus 2023 aasta septembris, kui 68-aastane mees nimega John Ermer otsustas üles tunnistada. Ta astus Oregoni FBI piirkondliku kontorisse ja ütles, et peab üles tunnistama kuriteo, mille ta oli kaua aega tagasi toime pannud. Ta andis täieliku ülestunnistuse ja kirjendas kuritegu nii, nagu see tol ööl aset leidis, pärast mida ta võeti vahi alla. Politsei teatas hiljem, et nad kaaluvad ka võimalust, et Ermer oli kellegi teise elu võtnud, kui nad keeldusid selle juhtumi kohta kommentaare andmast, kuna uurimine oli veel pooleli. Ermer viidi tagasi Oregoni kohtu alla andmiseks, kuid prokuratuur märkas, et tal oli seadusega varasem kokkupuude, kuna ta oli saadetud 30 aastaks vanglasse teise tapmisjuhtumi eest. Ermerile pole veel karistust määratud, kuna tema kohtuprotsess kestab endiselt, kuid on kindel, et ta peab veel palju aastaid vangis olema. Öeldakse, et kunagi ei tohiks äri ajada pereliikme või hea sõbraga, sest on suur tõenäosus, et suhe satub pinget alla ja laguneb lõpuks. See võib olla tõsi, kuid juhtum, mis hõlmab 2 identset kaksikvenda, Carl Smithi ja Kevin Dugary, on näide sellisest perekonnaliikme reetmisest, mida enamik meist peaks mõeldamatuks. Kui nad olid veel poisid, ei suutnud isegi nende vanemad kaksikutel vahet teha ning neil oli väga lõbus sõpru ninapidi vedada, kandes aeg-ajalt teineteise riideid. Nad olid ülimalt lähedased ja jagasid kõike, kaasa arvatud võileibu, mida nende ema iga päev koolilõunaks kaasa pakkis. Tegelikult ei suutnud üks vendadest hilisematel aastatel, kui talle näidati fotot, öelda, kas pildil oli tema või tema vend. Aga nende elu muutus igaveseks. 2023 aasta märtsis, kui üks mees tõmbas Chicago Uptowni linnaosas Sheridan Roadi ja Argyle Streeti lähedal relva ning avas tule 3 inimese pihta. Üks kuulidest tabas mees nimega Antoine Carter ja võttis talt elu, samal ajal kui teine mees, Ronnie Bolden, jäi haavatuks. Ta tuli kiiresti viia lähimasse haiglasse, kus talle anti ravi ja lõpuks paranes ta täielikult. Ründaja põgenes sündmuskohalt kohe pärast tulirelva kasutamist ning politseil olid kasutada vaid pealtnägijate ütlused ja kirjeldus süüdlase kohta. Kui Bolden oli piisavalt paranenud, näidati talle mitme kahtlusaluse fotosid ning ta suutis tuvastada Carly kui mehe, kes tema pihta tulistas. Kummalisel kombel ei olnud Kevini fotot fotorivis ning pärast seda, kui Carl ära tunti, ei teinud politsei mingit katset küsitleda Kevinit võimaliku kahtlusalusena.
Kevin leiti üles ja hoolimata tema süütuse kinnitamisest mõisteti talle 54-aastane vanglakaristus. Kui ta vanglas viibis, esitas ta mitu apellatsiooni, kuid need ei andnud tulemusi, sest politsei oli kindel, et nad olid õige mehe kinni pidanud. Kevin ja Carl ei näinud teineteist järgmise 38 aasta jooksul, kui Kevin oma karistust kandis. 2013 aastal otsustas Carl, et peab tegema õiget asja ning võttis ühendust politseiga, et tunnistada üles Carteri elu lõpetamise. Kuid teda ei võetud tõsiselt ja tema väidete kinnitamiseks ei tehtud midagi. Alles 2016 aastal kuulati teda, kui Carl astus tunnistaja pingile ja tunnistas žürii ees üles. Ta oli sel ajal samuti vangistatud, kuna oli osalenud koduröövis, mille käigus kaotas keegi elu ning talle määrati 99-aastane vanglakaristus. Kuid hoolimata täielikust ülestunnistusest oli prokuratuur Carli motiivide suhtes kahtlustav. Nad väitsid, et ta veedab niikuinii ülejäänud elu vanglas ja seega pole tal midagi kaotada. Nad kartsid, et ta tunnistas üles ainult selleks, et aidata oma vennal vanglast välja saada ning et Kevin oli tegelikult süüdi. Mis iganes see ka polnud, Carli ülestunnistus võeti lõpuks 2022 aastal vastu ja tal lubati vabaks saada, et alustada oma elu uuesti. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituste kellukest, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.